Tere! Tänases Pimfluence'i videos mõtlesin jagada teiega ühte mõtet. Viimasel meeskonna koosolekul hakkasime arutlema, et meie Tarkonis, mis üldse meie tegevus või teenus on. Nagu oma olemuselt ja sisuliselt. Et jah, meile tuleb päring, soovime BIM koordineerimist, võib-olla keegi tellija on seda kuskilt nõudnud, aga mis on see, mida klient tegelikult soovib ja vajab? Vaadates natukene maailmas ringi terminoloogias, siis BIM koordineerimine ehk BIM koordinaator on tegelikult tehniline tegevus. Istumiste indikeerimine ja infosisu kontroll. Ja see on sisuliselt tehniku tegevus. Samal ajal, kui me oleme läinud projektidesse sisse just ka BIM koordinaatoritena, siis üsna ruttu jõuame me koos kliendiga arusaamale, et tegelikult oleks vaja natukene meeskonda toetada, koolitada, oleks vaja natukene näidata üles initsiatiivi, pakkuda välja mingisuguseid uusi lahendusi, mida võib-olla klient ise ei oska nagu isegi mitte soovida või mõelda. Ja kuidas me siis seda tööd nimetame või kuidas moodi me seda tegevust nimetame? Oma otsapidi juba on nagu natukene selline ettevõtte tasandi muudatuse juhtimine. Ja välismaistes allikates seda tööd nimetataksegi juba siis nii-öelda BIM manager. BIM coordinator on tehnik ja BIM manager on siis BIM juht, nagu ka meil on. Objektiinsener, objektijuht, projektijuht ehitusplatsil. Samat moodi on ka BIM süsteemis nagu hierarhia või ametikohad. Mida arvate teie? Kas see, mida näiteks teie ettevõte vajab, kas see on BIM koordineerimine või on see siis ütleme BIM juhtimine? Teie sisend on meie jaoks oluline. Kirjutage palun oma mõtted kas info@tarkon.ee või siia video alla kommentaarides.